Nii, ma olen kuulda. Ja nüüd siis lõpus ka see subjekt, kellest nii pikalt on räägitud, et mida peaks tegema ühtepidi või mida peaks tegema teistmoodi. Ma räägin 3 lühikest lugu, need iseenesest lood on küll natukene pikemad, aga puudutavad just seda sama mõtet, et kus koha peal siis see piir läheb, kus koha peal see piir, riskivõtmise piir minu jaoks tegelikult jooksis ja võib-olla kohe ette rutates, et me oleme otsustamisest palju rääkinud ja ma räägin sellest natuke juurde, aga et ma arvan, et juhi isiklik risk algab mitte siis, kui otsus halvasti läheb, et ma arvan, et see algab siis, kui ta otsustab üksinda seal, kus ta võib-olla oleks pidanud otsustama teistega koos. Aga läheme käima. Esimene lugu, aasta 2026, 20 aastat tagasi. Eesti on olnud selleks hetkeks Euroopa Liidus paar aastat ja imed on juhtumas. Suur välisraha sissevool, niisugune regulatiivne võib-olla täiskasvanumaks saamine, kindlus, sellega ka majandus puumib, kerkiv inflatsioon ja samamoodi ka kiiresti defitsiiti vajuv jooksev konto. Töötasin sellel ajal siis Hansapangas, nimemuutuseni oli jäänud veel 2 aastat ja me pidasime järgmise aasta, oli august ja me pidasime järgmise aasta plaane. Ja meil esines meie makroanalüütik Martin Skasaks, võib-olla kellegile tuttav nimi, ta on praegult teist korda Läti Keskpanga president, väga-väga hea mees. Ja Martin niisugune oma hea huumoriga, samas niisuguse külma peaga, tegi meile esitluse, kus ta ütles, et kui eksisteerib 5 või 6 niisugust tickboxi selle kohta, et kuidas majandus üle kuumeneb, et siis me oleme 7 nendest ära täitnud. Ja ta rääkis meile, kas täitnud või täitmas, ja ta rääkis meile ka niisugusest terminist nagu Minski moment, see kuidagi on eriti meelde jäänud, et minemata siin makroanalüütikasse, aga see on siis olukord, kus varade hinnad võivad kas võla toel või spekulatiivse ostmise toel jõuda tasemetele ja olla nii ülehinnatud, et nad lõpuks kolinal kokku kukuvad. Mitte uuesti oma tasakaalu tasandile, vaid nii, et tükid on taga. Me muidugi teadsime või tunnetasime, et mull on kasvamas. Tõsi, keegi meist ei olnud niisugust korralikku mulli ju sellest ajaks näinud, sellepärast et meie iseseisus või ise toimetamine hakkas alles või ainult 15 aastat varem. Ja me arvasime ka seda teadvat või et kui need riskid kuskil, seda oli näha, et kui need riskid kuskil kogunevad, siis eelkõige just kinnisvara valdkonnas. See on tsükliline ja nagu majanduskonjunktuuril hästi tundlik. Me teadsime kinnisvara finantseerimisest päris hästi, sest me olime paar aastat tagasi olime esimese pangana loonud spetsiifilise kinnisvara finantseerimise meeskonna, tegime seda esimesena. See tähendab seda, et me läbi Baltikumi, ja ma arvan, et ma ei kiitle, kui ma ütlen, et me nägime 90% nagu kogu flowst või tehingutest. Ja muidugi me saime selles osaleda, me saime sealt valida, aga me ka tegime seda väga palju. Ja muidugi Martinsi jutu järgi, mis võttis meil kõhedaks, et me peame siin tegema korrektuure, et me peame vähendama kinnisvara finantseerimist, uut finantseerimist ja tegema seda just eriti nagu varajases faasis. Et selle ajal me ka finantseerisime ka arendusmaad ja niisugused mitte rahavoo objekte. Hüva, sai sellest räägitud, me olime kõik murelikud, et tõmbame koomale. Kui me 6 kuud hiljem siis tulemusi vaatasime, et mis me oleme saavutanud, selgus mis. Ainuke valdkond, kus me kõige kiiremini oleme kasvanud, oli kinnisvara finantseerimine. Ja ühesõnaga midagi ei olnud muutunud, hoolimata sellest murest. Kui ma kiiresti paar aastat edasi või siis 2008. aastase, eelkõige 2009. aastal, kui siis need viljad saabusid, et läbi globaalse ja lokaalse finantskriisi meie äri me pidime tegema läbi Baltimaade 1,3 miljardi eest laenuprovisione, see, mis omakapitalist esialgu maha läheb, aga kokku kaotasime siis sinna üle 800 miljoni euro eest aktsionäride raha.
ja kindlasti tugevalt üle poole sellest oli kinnisvarasse, millest omakorda vist nagu 2/3 sellest kinnisvara osast oli varajase faasi finantseerimine. Me võtsime riski, me justkui tajusime seda riski, aga tulemus kujunes siiski täiesti katastroofiliseks. Teine lugu, tuleme kiiresti edasi, 10 aastat, aasta 2017. Põhjamaade pangad Nordea ja DNB on otsustanud enda Baltimaade operatsioonid ühendada ja pikemas horisondis siis Baltimaadest lahkuda. Et kumbki pank ei olnud rahul nende äri seniste tulemustega ja ka väljavaadetega ja tõsi, ka turg oli palju muutunud. Pankade ühendamiseks, nende 2 panga ühendamiseks siis Baltimaades Nordea ja DNB oli vaja kokku tuua 6 üksust üle 3 riigi ja uue panga, mille siis nimeks sai Luminor, elluastumise hetkel oli vaja emapankadest lahti haakida, tagades samaaegselt kõikide klientide teenindamine, kogu regulatiivne raporteerimine ja palju muu niisugust igapäevasesse ellu kuuluvat. Ja samamoodi, et kõikide klientidele kogu aastakümneid tagasi minev informatsioon kõik nagu säiliks. Et see harjutus on niisugusel kujul, et ma ei tea, kas ta meenutab või vähemalt me ise tõime selle paralleeli, et me tahame vahetada lennukil mootorid sellel ajal, kui lennuk lendab ja nii, et reisijad sellest aru ei saa. Mind oli kutsutud seda uut panka looma ja siis seda juhtima. Meie Go Live kuupäev oli 1. oktoober ja umbes 2 nädalat enne seda päeva siis tuli meie finantstiim teatega, et nad ei ole kindlad, kas me suudame vajalikus ajaaknas oma raportit teha ja kas me seetõttu ei satu regulaatorite ehk siis Finantsinspektsiooni kriitika ja isegi trahvide alla. Ja nende ettepanek oli see, et lükkame edasi seda Go Live'i kas 3 või 6 kuud. Tegelikult me olime seda juba 1 korra edasi lükanud ja see nii-öelda ellu tõusta me saime ainult iga kvartali lõpuks, sest see oli niisugune nagu nullhetk. Muidugi, et pinged olid üleval, sellega olid rohkem kui aasta aega olid tegelenud peaaegu 500 inimest, 3000 inimest organisatsioonis, kliendid ebakindlad. Ja kui me nüüd läheme tagasi seal nii lähedal, et ütleme, et me ei saa seda teha, et see oli tõeline hirm, et kogu meie projekt vajub laiali. Ma läksin siis halli näoga nõukogu ette ja ütlesin, et meil on niisugune olukord. Väga kogenenud nõukogu ja nad küsisid, uurisid erinevaid asju, küsisid ka seda, et mis mu enda soovitus on. Ma tükk aega kokutasin seal, aga siis ma ütlesin, et vaadates seda olukorda, et mu soovitus on see, et me ikkagi võtame riski ja läheme edasi. Samas teiste inimeste raha eest. Nõukogu siis võttis väikse pausi. Mina ja mõned minu kolleegid, kes me seal olime, me tulime välja, pool tundi nad arutasid, läksime tagasi ja küsisid uuesti, et kas sa oled oma hinnangus kindel. Ma ütlesin, nii palju, kui ma saan kindel olla, et kõik faktid on laua peal, aga nii ta on. Ja siis nõukogu ütles, et jah, me seisame teie taga. See saab olema võib-olla väga konarlik teekond, aga me toome ressursse juurde, et kindlasti me saame siin nagu pihta, aga läheme selle asjaga edasi. Ja tõesti, Luminor sündis 1. oktoobril hulga kriimustustega, palju tunnetud töödega, kõrge stressiga, aga see asi sai tehtud. Ma jätan need lood praegu natuke õhku rippuma, sest ma tulen oma tähelepanekutega nende juurde tagasi. 3. lugu. Aasta 2018, veel natuke aega edasi, oleme Luminori Treasury juhiga rahvusvahelisel roadshow'l ja püüame müüa siis meie võlga. Luminor oli oma emapankadest laenanud üle 4 miljardi euro. Emapangad olid väga huvitatud selle raha tagasi saamiseks ja me tahtsime enda finantseerimist siis turupõhiseks viia. Sellel hetkel, kui me seal olime, ma näete kuskil kas Londonis või olime me otsapidi Iirimaal, see oli oktoobri algus, ja siis Bloombergis ilmus uudis, mille autor oli Eestist pärit ajakirjanik, las ta nimi jääb, kes tõlgendas valesti Eesti Panga maksestatistikat ja esitas hüpoteesi, et Eesti pankade kaudu võib olla pestud üle $500 billion raha. Danske oli selleks ajaks juba täiesti teada-tuntud case, aga niimoodi, aga ütleme, et see viirus ei olnud veel
ja see arvamus ei olnud nagu teistele nii palju üle jõudnud. Loomulikult need investorkohtumised sealt edasi, me olime vist 90+%, need, millest me rääkisime, nii palju, kui meil üldse kohtumisi järgi oli, me rääkisime ainult sellest, et mida ja kus ja kui palju me võisime midagi valesti teha. Keegi küsinud nagu panga väljavaatest või see, et mis teie ärimudel on või mingit muud asja. Ja muidugi see raha kaasamine jäi ka katki. Ja me tulime tagasi ja mõtlesime, kas nüüd ongi nii, et kas järgmised nagu aastad me ei saagi turule tagasi, sellepärast et keegi ei tea, mis on tegelikkus. Ja siis me tegime, seda vedas meie toeaegne vastavuskontrolli juht, ääretult tugev professionaal naine, pani tiimi kokku ja paari kuu jooksul me läksime tagasi 11 aastat. Kaevasime kõik välja, mis meil nii palju oli, informatsiooni leida ja otsisime seal erinevaid mustreid, kasutasime selle hetke nagu parimad tehnikad ja panime kokku raporti. See oli pikk raport paljude lisadega ja selle tulemusena me oma ajaloost siis leidsime, mõlema panga ajaloost leidsime kokku kuskil 4 miljardi eest erinevaid tehinguid, mille kohta ei olnud päriselt selge, et kas nad on lõpuni puhtad. Loomulikult see ei tähendanud seda, et see kõik oli rahapesu. Ma arvan, et mingi osa kindlasti oli võib-olla väike. Ja nüüd, mis me selle teadmisega peale hakkame siis? Ja mõtlesime, me jõudsime sinna, et me paneme need raportid kokku ja me jõuga anname selle 6 institutsiooni kätte. Igas 3 Balti riigis siis Finantsinspektsiooni kätte või oli siis vastavalt Keskpank, kes seda rolli täitis ja teiseks rahapesu tõkestamise büroole. Mõned nendest ei tahtnud meist midagi teada ja me ütlesime, et me jätame see teie nagu koridori nurka siia, kui te seda vastu ei võta, aga siin see on niimoodi, et parem korjake selle üles, seal on tundlikult informatsiooni niimoodi. Ja mõned olid väga huvilised muidugi selle saamisest niimoodi ja me võtsime väga suurt riski, sellepärast, et kui vaatame varasemalt nagu Versopanka oli mindud ka nii-öelda puhastama ja päästma ja need inimesed said peaaegu professionaalselt hävitatud. Sest kui me andsime kandikul ette kogu meie nagu nii-öelda leitud musta pesu, tõsi, see oli nagu enne meid, aga seal ei muuda, meie olime sellel hetkel pangajuhid niimoodi, kui kelleks tahtnud meid diskrediteerida, rünnata, mis iganes, oleks saanud seda teha. Aga see riskivõtmine õigustas, me ootasime, ei saa öelda, et me nüüd ootasime, hing oli kinni umbes pool aastat, et kas meid rünnatakse, ei rünnatud ja peale seda meil oli väga kõva argument minna tagasi turule ja rääkida täpselt seda, et mis me tegime. Muide, mitte kedagi ei huvitanud see, et mis need tegelikud tehingud olid või mis need kliendid olid või missugused mustrid olid. Küsimus oli see, et kas te olete vaadanud kogu oma mineviku läbi, kas te olete kõik selle, nagu me ütlesime, me oleme kõike seda jaganud, eks siis meie regulaatoritega ja nad ei ole neid poole aasta jooksul ei ole teinud mitte silbigagi tulnud tagasi või midagi küsinud niimoodi, et järelikult meil peaks olema selle asjaga nagu korras niimoodi ja me saime sellest üle. Läheme nüüd tähelepanekute juurde. Kõigepealt riski võtmine on osa ettevõtlusest ja juhtimisest. Ja kui me räägime siin terve hommikupoole riskidest ja kuidas kedagi saab vangi panna ja mida kõike halba saab juhtida, siis ma väga loodan, et see alatoon ei jää see, et nagu ärge otsustage või ärge tehke. Ega ma tegelikult sellepärast väga ei karda ka. Sellepärast, et need, kes on päriselt ettevõtlikud ja need, kes on päriselt juhid ja tahavad otsuseid ja arenguid teha, nad teevad seda nii või teisiti. Nad võivad tõsi küll oma keskkonda vahetada ja kui Eesti ei ole selleks hea keskkond, siis nad teevad seda kusagil mujal. Aga otsustada on vaja, riske on vaja võtta. Igaüks, kes on võib-olla kaubelnud kunagi turgudel, ja on ütlus, et kui sa tahad limiteerida kõik oma nii-öelda downside või allapoole riskid, siis sellel hetkel sa annad ära ka kõik enda upside võimalused. Ja nii see on. Ja kõikide riskide lukku panemisel, siis lõpuks me kivistume ja me hääbume. Nii et ma arvan, et otsustada tuleb ja riske on vaja võtta. Aga neid riske tuleb võtta oskuslikult. Teiseks, riski äratundmisest ei ole kasu, kui seda teadmist intensiivselt ei rakenda. See oli siis meie aastal 2006. Et riski mõistmine tähendabki sellest tajumist ja arusaamist, aga sellest üksinda, see on tegelikult ainult kuluhetk.
Et sellel ajal, kui Martins tegi meile seda oma nagu nutikat esitust, me oleks võib-olla võinud klienti teenindada ja me oleks võib-olla lõpuks teinud aktsionäridele paremalt kui see, et me kuulasime ta ära. Tal oli palju väärtuslikku informatsiooni, aga me absoluutselt sellele ei reageerinud või vähemalt mitte tõhusalt ei reageerinud. Ma tahaksin öelda ka seda just nüüd, et riskijuhtimine ei ole see, et meil on riskiregister või me teame. See on nagu esimene samm niimoodi. Aga see kõik on ainult paberi määrimine, kui sinna taha ei tule otsustavad tegevused. Kolmandaks, heade praktikatega saab riske paremini valida. Et ma olen ebaõnnestumise ekspert, olles ettevõtete finantseerimises olnud 25+ aastat. Nii, ja need mustrid, miks ettevõtted ebaõnnestuvad, need tegelikult korduvad kogu aeg. Ja see nimekiri ei ole üldse nii pikk. Siin varasemalt ühel slaidil oli ka see, et missuguseid riske me käsitleme. Ja minu hinnangul seal oli erinevad regulatiivsed riskid, eks ole, kogu see list, mis seal oli, ja ma ei taha seda kuidagi alatähtsustada, ma arvan, see moodustab vähem kui 10% nendest põhjusteks, miks ettevõtted tegelikult hukkuvad. Ettevõtted hukkuvad sellepärast, et nad teevad strateegiliselt valesi valikuid, nad võib-olla opereerivad valedel turgudel, nad võtavad liiga palju võlga, neil on finantsjuhtimine käest ära, neil on autoritaarne juhtimine, neil on governance käest ära, võib-olla veel 2-3 asja siia juurde niimoodi ja need on need, mis 90% seletavad ära ettevõtete hukkumise. Ja kuna need kogu aeg korduvad, et siis tegelikult on neist võimalik õppida. Ja seda teadmist ja oskust on küll ja küll. Ja see ongi see koht, mis on väga suur roll on nagu heal nõukogul. Leida endale nõukogu, kes on inimesed, kes on seda näinud, kes on neid mustreid näinud ja kogenud niimoodi, kes aitavad neid paremaid riske teha. Just nimelt, et kes aitavad leida hea tasakaalu siis võetud riski ja oodatud tulu vahel. Neljandaks, et päriselt suuri riske saab võtta ja peabki vahest võtma need, aga ma arvan, et neid peab tegema koos. Et see ei ole nagu, tuleb üks visiooniga juht või inimene, et siis kipuvad olema nagu tõelised nagu katastroofid. Aga see on nüüd see näide, kuidas kui Luminori GoLive'il puhul, et tõesti, et me olime paralüüsis. Ja see on uskumatu see energia ja see tugi, mida nõukogu selle väikse toega tookord andis. Ja asju saab teha, suuri asju saab teha, neid saab kaaluda ja ma arvan, et seal ei pea ilmtingimata isegi olema konsensus niimoodi, aga kui ikkagi lõpuks meeskonna see, et me läheme koos seda tegema, et küll sa siis saad ka nendest raskustest üle. Või kui sa siis hukud, siis sa hukud ka õigetel põhjustel. Viiendaks ja viimaseks, et mõnikord tuleb riskide võtmist ka väga valjult ja läbipaistvalt näidata. See on siis see rahapesu case. Selleks, et keegi hakkaks sul nagu mingi normi närima sest miks? Ma usun, et lühiajalises horisondis ilmselt mitte, aga pikaajalises horisondis see ikkagi kehtib, et õige hõlma ei hakka keegi. Võib-olla mõnikord peab seda aastakümneid ootama niimoodi, aga kui sa teed olemuslikult õiget asja ja kui sa teed seda väga transparentselt, tulge ja siis nagu näidake meile, tulge ja võidelge meie vastu. See oli meie mõte ja ma ei ütle seda ka kuidagi siin niimoodi laiutades, et niisugusti avalikke akte nagu teha, aga kui sa oled lõpuni transparentne, kui sa näitad oma tahet, loomulikult, kui sa oled millegi vastu eksinud, siis sa pead sellest vastutama, aga kui sa näitad seda tahet, siis ma arvan, et tõenäosus, et sind rünnatakse, on oluliselt väiksem, pigem kui midagi, siis sa leiad sümpaatiat. Nii, tõmbamegi selle kokku. Mul on minut 30. Ma arvan, ma olen esimene, kes oma ajast kinni peab tänane. Rohkem kui 30 aastat selles ametis neid loomkatseid tehnuna siis, et mis ma võin öelda, et ma kardan vähem tehtud halba otsust kui tegemata jäetud otsust. Ja teiseks, et ma kardan rohkem üksi tehtud otsust kui koos tehtud otsust. Ja kõik ülejäänud, ma arvan, et on tehnika küsimus. Aitäh! Ma kõigepealt küsin, et kas saalis olijatel on mingeid küsimusi? Kas keegi sooviks Erkilt midagi küsida? Ei ole kätte merd taaskord. Kas ma küsin võib-olla, siin ennist laekus ka üks küsimus, et kui me päeva esimeses ettekandes rääkisime sellest, et milline on omaniku riskiisu, siis kuidas suhestub omavahel siis omaniku riskiisu sellega, milline on võlausaldajate huvi. Ja ma mõtlen, et sinu käest on seda hea küsida, sest et
pangajuhina näiteks, teil on väga nii-öelda tugevad ja mõjukad võlausaldajad tihti. Kui palju tulevad võlausaldajad ütlema teile, et poisid, et teie see valitud riskiisu on meie jaoks natukene liiga kõrge ja ma mõtlen just sellel hetkel, kui tegelikult on võib-olla finantseerimine juba tehtud ja poole pealt tuleks rääkima näiteks, et see riskiisu, vaadake oma riskiisu palun üle, et me sooviksime oma võla näiteks ikkagi kindlasti tagasi saada, me ei soovi, et teiega midagi juhtuks. Ja eks see on olnud omamoodi teekond. Et ma olen nõus sellega, et omanik, ettevõtlik omanik, et mis iganes see skaala on, et tema riskivalmidus ja riskiisu kindlasti on suurem kui võlausaldajal. Ja võlausaldajal on see võlausaldamine on ka tänapäeval, see on sedavõrd palju reguleeritud, et juba väiksed niisugused eksimused puht tehniliselt ja mehaaniliselt teevad selle finantseerimise üksjagu nagu raskemaks. Aga samas, kui sa oled finantseerimise äris, et sa ei saa eeldada, et su kliendid ei võta riski, sellepärast, et kui nad ei võta riski, siis nad ei kasva. Aga ma arvan, see on alati niisugune, kuidas see on niisugune eluterve pinge seal niimoodi, ajapikku sa õpid ka seda, et kas inimesed ise, need ettevõtjad, kas nad teavad, kus koha peal piir on niimoodi. Ma olen näinud ettevõtjad, kes nagu suudavad 3-4 korda panna põhimõtteliselt täpselt sama hooga üle nagu kuristiku serva ja tunne, et ei õpi mitte midagi. Ja ma olen ka näinud neid, kes on ühe korra seda teinud ja peale seda on vaatad paremad nagu riskijuhid kui üldse keegi teine. Nii et see on jah, väga erinev. Kas meile on öeldud kunagi, kas panga võlausaldajad on öelnud, et nüüd te võtate liiga palju riski, et see oli... Ma arvan, et keegi ei tulnud seda võib-olla väga ütlema, et nemad siis lihtsalt ei investeerinud niimoodi, aga võib-olla kõige lähemale sellele debatile ma ühe korra siis olen see oli Rootsi ajal, kui me jõudsime, me olime Prantsusmaal ka oma siis võlga müümas, nüüd juba siis nagu Swedbanka grupina, siis kuidas üks Prantsuse investor, ka niisugune noor mees, et koosoleku alguses vaatas niimoodi, et käänukid olid tal valged ja ütles, et tead, sina oled see mees sealt Baltikumist, et ma tahaksin võtta selle tooli ja sulle pähe tükkideks lüüa. Et õnneks ta seda ei teinud niimoodi, et ma arvan, et see oli kõige otsesem tagasiside selle kohta, mis me teinud olime. Hästi, ma arvan, et see on väga hea vastus mu küsimusele, aga ma annan sulle väikese kingituse ka ja tänan sind selle ettekande eest.